Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna loen sulle kuulsa inglise kirjaniku Charles Dickensi teosest Jõululaul 3 viimast peatükki. Esimene jõulupüha, Bobi uus ülemus ja uus Ebenezer Scrooge. Enne kui annan sulle väikese ülevaate, millest terve see raamat räägib, tutvustan sulle mõne sõnaga ka autorit ennast. Nagu teada, siis Charles Dickens on hulga inglise kirjanduse kuulsamaid tegelaskujusid loonud. Ta mõistis väga hästi selliseid ühiskonna alamkihte, kui nii võib öelda, vaeseid ja abituid. Ja tema sellised mitmekülgsed tegelased on alati lugejaid lumanud ka peale Dickensi surma. Dickens sündis 1812. aastal ja ta sündis Portsmouthis, aga õige pea nad kolisid perega Londonisse. Ja kuni 14. eluaastani käis Charles vahelduva eduga koolis ning töötas oma perekonna toetamiseks ka vabrikus. Kui ühel hetkel oli Charles sunnitud kool pooleli jätma, et oma peret toetada, siis tegeles ta vabal ajal väga palju lugemisega ja lisaks on teada, et talle meeldis inimesi jälgida. Eks see peegeldub tegelikult väga hästi ka tema kuulsamates teostes nagu Oliver Twist või David Copperfield, lisaks Vanagrammipood ja nii edasi, et neid tema tuntuid lugusid on tegelikult väga palju. Ja üks tema kuulsamaid ongi 1843. aastal avaldatud Jõululaul, millest on saanud üks tema loetumaid teoseid. Ning raamatu peategelase Scrooge'i nimi on näiteks saanud kitsi inimese sünonüümiks. Lisaks on teada, et Charles Dickensile meeldis väga ka maailmas ringi reisida ja oma teoseid teistele tegelikult ette lugeda. Kui Dickensit saatis üsna pea tegelikult ka edu, ta oli selline eluajal tegelikult juba hinnatud kirjanik, ja tal õnnestus küllaltki jõukaks saada. Ja peale selle jõukuse kogumist töötas Dickens paljude heategevusasutuste heaks, et aidata neid, kellel ei olnud elus nii palju vedanud. Ning just seda ühiskonnakihti ju ta ka paljudes oma raamatutes kajastas ja kujutas. Ning neid vaesemaid ja väljaheidetumaid toetas ta oma surmani kuni aastani 1870. Nii palju siis Charles Dickensist endast. Aga nüüd ma annan sulle mõne sõnaga ülevaate ka raamatu sisust, et kui sa ei ole jõululaulu lugenud, et siis sa saaksid aru, kuidas me nende viimase 3 peatükina oleme jõudnud. Nii. Jõululaul algab siis külmal ja kõledal jõuluõhtul täpselt 7 aastat pärast Ebenezer Scrooge'i äripartneri Jacob Marley surma. Scrooge on ihnuskoi, ta vihkab jõule, nimetades neid pettuseks. Lisaks ei ole ta valmis oma sugulase Fredi jõuluõhtusöögi kutset vastu võtma ning saadab ära ka härrasmehed, kes on tulnud tema käest küsima toetusi vaeste aitamiseks. Sellel õhtul aga külastab teda kodus tema kadunud äripartneri Marley kummitus, kes on kahjuks igaveseks neetud maa peal hulkuma ja lohistama enda järel noid raskeid ahelaid, siis mille ta tegelikult olla oma eluajal sepistanud enese teadmata just siis oma ahnuse, ihnuse ja isekuse tõttu. Ja Marley siis annab Scrooge'ile teada, et Scrooge'i hakkab külastama 3 vaimu, mineviku jõulude vaim, oleviku jõulude vaim ja tuleviku jõulude vaim. Ning
Nende vaimude külastused on ainuke viis, kuidas Scrooge võiks pääseda sarnasest saatusest, nagu Marlile on osaks saanud. Scrooge muidugi alguses ei taha väga Marlit uskuda, kuid nende jõuluvaimude külastused siis tegelikult muudavad tema arvamust täielikult, muudavad tema arvamust jõuludest ja teevad temast täiesti teise inimese. Mõnusat kuulamist! Esimene jõulupüha. Jah, see oli vaid voodipost, Scrooge'i oma voodipost tema enda toas. Ja mis kõige parem, ka aeg oli tema enda oma. Tema aeg teha muudatusi. Ma elan minevikus, olevikus ja tulevikus, tõotas Scrooge. Ja rõõmsalt voodist välja ronides kordas ta neid sõnu üha uuesti. Oh, Jacob Marley, oh taevas ja jõuluaeg, olge kõik kiidetud selle eest, et andsite mulle teise võimaluse. Ma ütlen seda põlvili maas, vana Jacob, põlvili maas. Nüüd nuuksus Scrooge nutta, kuid ta nägu säras rõõmust. Ta nägu oli pisaraist märg. Need ei olegi alla rebitud, hüüdis ta üht voodi eesriiet kaisutades. Need ei olegi alla rebitud koos rõngaste ja kõigega. Need on siin ja mina olen siin. Tuleviku varje saab siiski muuta. Nad muutuvad, ma tean, et nad muutuvad. Scrooge riietus kiiruga. Rõõmutuhinas keeras ta riided pahupidi, tõmbas neid tagurpidi selga, käristas katki, laskis käest kukkuda. Ma ei tea, mida teha, hüüdis ta korraga naerdes ja nottes. Ma olen kerge nagu udusulg. Ma olen õnnelik nagu ingel. Ma olen rõõmus nagu koolipoiss. Mul käib pea ringi, nagu oleksin purjus. Rõõmsaid jõule kõigile. Õnnelikku uut aastat kogu maailmale. Hurraa! Scrooge oli kiirustanud elutuppa ja jäi siin nüüd hingetuna seisma. Mu puljongipott on ikka veel kamina serval. Hüüdis ta ringi tormates ja rõõmuga asju oma õigetel kohtadel nähes. Seal on uks, kus Jacob Marley vaim sisse astus. See on nurk, kus istus praeguste jõulude vaim. See on aken, kust nägin ringi uitavaid ja nutvaid vaime. See kõik on tõsi, see tõesti kõik juhtus. Mehe kohta, kes polnud aastaid peaaegu üldse naernud, oli Scrooge'i naer meeldiv ja lausa särav. Ma ei tea, mis kuupäev täna on, ütles ta. Ma ei tea, kui kaua ma vaimude keskel olin. Ma ei tea mitte midagi. Ma olen laps, aga sellest pole midagi. Mul on ükskõik, parem olen see laps. Elagu. Hetkeks peatasid Scrooge'i karglemise kiriku kellad, mis helisesid valjemini ja rõõmsamalt, kui Scrooge eales oli kuulnud. Bim-bom. Scrooge kordas kelladega kooris. Bim-bom, bim-bom. Oh, kui toredad kellad. Siis jooksis Scrooge akna juurde, avas selle ja pistis pea välja. Udu on hajunud, hüüdis ta rõõmsalt. Udu on kadunud. On selge, rõõmus ja külm päev. Küllalt külm, et panna verimu soontes rõõmsalt tantsima. Oh, kuldne päikesevalgus, kuidas sa küll särad. Oh, kaunis taevas, oh, magus värske õhk. Oh, need rõõmsad kellad. Nii kaunis elu. Nähes all tänaval pühapäevariietes poissi, hüüdis Scrooge talle. Ütle poiss, mis päev täna on? Mis? Küsis poiss üllatunult. Mis päev täna on, tubli poiss, kordas Scrooge. Täna, imestas poiss. Täna on ju esimene jõulupüha. Täna on esimene jõulupüha, sosistas Scrooge rõõmsalt. Nii et ma ei jäänudki sellest kõigest ilma. Vaimud tegid seda kõike ühe ööga. Nad suudavad kõike. Muidugi suudavad. Scrooge kummardus uuesti aknast välja ja hüüdis. Kuule, tubli poiss, kas sa tead seda linnulihapoodi järgmisel tänavanurgal? Jah, söör, muidugi tean, vastas poiss. Arukas noormees, naeratas Scrooge. Lausa silma paistev poiss. Ütle mulle, tead sa, kas nad on sulle selle auhinnakalkuni, mis aknal rippus, juba maha müünud? Mitte selle väikese, vaid suure. Te mõtlete seda, mis on päris minu suurune, küsis poiss. Milline imetore poiss, vaimustas Scrooge. Milline rõõm on temaga rääkida. Jah, mu poiss, just seda ma mõtlen. See rikpub ikka veel seal, söör, vastas poiss. Tore, heikas Scrooge. Mine ja osta see ära. Te teete nalja, imestas poiss. Ei, kinnitas Scrooge. Ma räägin tõsiselt. Mine ja osta see ära ja palu see neil siia tuua ja siis ma ütlen neile, kuhu see viia. Mine nüüd, poiss. Tule koos linnuliha kaupmehega tagasi ja ma annan sulle su vaeva eest shillingi. Tegelikult, poiss, kui sa vähem kui 5 minuti pärast koos temaga tagasi tuled, annan sulle 0,5 krooni. Poiss tuiskas minema nagu välk.
Saadan selle Bob Cratchitile, sosistas Scrooge ootusärevuses käsi hõõrudes ja naerda pugistades. Ja ta ei tea, kes selle saatis. See kalkun on ju 2 korda suurem kui Tillu Timm. Tuleb sellest alles tore nali. Scrooge asus Cratchitite aadressi paberile kirjutama. Ta käsi ei olnud pärast kõike läbi elatud kuigi kindel, kuid ta sai aadressi üles märgitud. Siis kiirustas ta trepist alla uksele linnuliha kaupmeest ootama. Seal seistes ja oodates langes Scrooge'i pilk äkki suurele ukse koputile. Ma armastan sind nii kaua, kui elan, hüüdis ta koputit õrnalt patsutades. Varem ma pole sulle pilkugi heitnud koputi. Kui aus ilme su näol on. Sa oled imeline koputi. Oh. Ja siin ongi kalkun. Tere, kuidas elate? Rõõmsaid jõule. Ja oli see alles kalkun. Scrooge ei saanud aru, kuidas oli lind üldse jalgadel seista saanud, sest tema keha oli nii tohutult suur. Te ei jõua ju seda kalkunit kogu tee Cratchitite juurde käe otsast tassida, ütles Scrooge linnuliha kaupmehele. Te peate voorimehe võtma. Scrooge kõhistas seda öeldes endamisi naerda. Ta naeris tasakesi kalkuni eest makstes, naeris voorimehele makstes ja naeris poisile tasudes, kuid kõige valjamini naeris ta hingetuna oma toolile vajudes. Tema järgmiseks tegevuseks oli habeme ajamine. See polnud sugugi kerge ülesanne, kuna Scrooge'i käed värisesid endiselt. Pealegi kepsles ta habet ajades tantsusammul toas ringi. Ent kui ta oleks endal ka nina otsa ära lõiganud, oleks ta sellele lihtsalt plaasteri peale pannud ja kogu loo sealsamas unustanud. Tema järgmiseks tegevuseks oli habeme ajamine. See polnud sugugi kerge ülesanne, kuna Scrooge'i käed värisesid endiselt. Lisaks kepsles ta habet ajades tantsusammul toas ringi. Ent kui ta oleks endal ka nina otsa ära lõiganud, oleks ta sellele lihtsalt plaastri peale pannud ja kogu loo sealsamas unustanud. Scrooge tõmbas selga oma parimad riided ja läks alla tänavale. Inimesed kõndisid ringi samamoodi, nagu Scrooge oli näinud koos praeguste jõulude vaimuga ringi liikudes. Scrooge jalutas käed seljal ja silmitses kõiki rõõmsa naeratusega. Ta nägi välja koguni nii meeldiv, et 3 või 4 heatujulist meest ütlesid tere hommikust, sir, rõõmsaid jõule teile. Hiljem ütles Scrooge ikka, et kõigist rõõmsatest helidest, mida ta alles kuulnud on, kõlasid need sõnad tema kõrvus kõige armsamalt. Ta ei olnud kuigi kaugele jõudnud, kui nägi enda poole sammumas tüsedat härrasmeest, kes oli eelmisel päeval koos kaaslastega tema kaubaladu külastanud, et koguda annetusi heategevuseks. Armas aeg, mõtles Scrooge, mida see vana härra minust küll mõtleb, ta arvamust tuleb otse kohe muuta. Seepärast kiirendas Scrooge ammu, kuni seisis mehega vastamisi. Kulla härra, ütles ta jahmunud härrasmehel mõlemast käest kinni haarates. Kuidas elate? Ma loodan, et teil oli eile edu. Loodan, et kogusite vaestele palju raha. Teist oli nii lahke kulutada oma aega sellele õilsele ettevõtmisele. Rõõmsaid jõule teile. Härra Scrooge, küsis mees hämmeldunult. Kas te olete seesama härra Scrooge, keda ma eile külastasin? Jah, see on minu nimi, kuigi ma kardan, et teil ei ole sellest kuigi heal arvamusel. Palun lubage mul südamest vabandada ja võtke vastu. Ja Scrooge sosistas vanahärrale midagi kõrva. Jumal hoidku, ahetas härrasmees. Kulla härra Scrooge, kas te räägite tõsiselt? Jah, kinnitas Scrooge, ja mitte 1 shilling vähem. Siia kuulub ka hulk varasemaid makseid, mis mul on tegemata jäänud. Kas te võtate selle vastu? Kulla härra, sõnas mees Scrooge'il kätt surudes. Ma ei tea, mida sellise helduse peale kostama. Palun ärge öelge midagi, katkestas seda Scrooge. Astuge lihtsalt vahel minu juurest läbi, kui siia kanti satute. Kas tulete? Muidugi tulen, hüüdis vanahärra ja ta mõtles seda tõsiselt. Tänan teid, ütles Scrooge, ja jumal õnnistagu teid. Ülejäänud jõuluhommiku veetis Scrooge tähelepanuväärsel viisil, mida ta polnud kunagi varem teinud. Ta läks kirikusse ja jalutas siis mööda tänavaid. Ta vaatas, kuidas inimesed ümberringi kiirustasid, silitas lastel päid, rääkis kerjustega, vaatas akendest sisse ja rõõmustas nähes õnnelikke inimesi, kellele pühad rõõmu valmistasid. Kõik, mida ta tegi, kõik, mida ta nägi, valmistas talle hea meelt. Ta poleks osanud eales aimata, et jalutuskäik, et ükskõik mis võib nii palju rõõmu tuua. Pärastlõunal seadis Scrooge sammu tõepoja maja poole. Ent tema uksele jõudes kõndis ta sellest 10 korda mööda, enne kui leidis endas julgust koputada. Viimaks tõttas ta ukse taha ja koputas. Ukse avas naeratav noor majateenija. Kas su peremees on kodus, kullake, küsis Scrooge. Jah, sir,
Kus ta on? Koos perenaisega söögitoas, söör. Ma juhatan teid sinna ja teatan teist, söör. Tänan, vastas Scrooge, käsi juba söögitoa ukselingil. Ta tunneb mind, ma lähen otse sisse. Scrooge keeras tasakesi uksenuppu ja piilus läbi ukseprao tuppa. Õepoeg imetles parajasti koos abikaasaga kaunilt kaetud pühadelauda ja kontrollis, kas kõik on enne külaliste saabumist valmis. Fred, hüüdis Scrooge. Helde taevas, hüüatas Fred, kes see on? See olen mina, sinu onu Scrooge. Tulin lõunasöögile, kas lased mu sisse? Kas ma lasen sisse, hüüatas Fred onu juurde rutates ja surus ta kätt nii kaua ja tugevasti, et Scrooge kartis oma kätt otsast kukkuvat. Vaevalt 5 minuti pärast tundis onu Scrooge ennast päris koduselt. Miski poleks talle suuremat rõõmu valmistanud. Siis saabusid külalised, need samad, keda Scrooge oli näinud, kui ta oli koos praeguste jõulude vaimuga. Ja kõik olid täpselt samasugused nagu tookord vaimu varjupiltidel. Pidu oli imetore, muusika ja kõigi mängudega, mida Scrooge oli saanud varem vaid kuulata ja vaadata. Nüüd oli ta kõiges ise osaline. Osaline imeliselt sõbralikus õhkkonnas, osaline imelises rõõmus ja imelises õnnetundes. Bobi uus ülemus. Järgmisel hommikul saabus Scrooge varakult tööle. Ta tahtis jõuda tööle eriti vara, koguni nii vara, et tabada Bob Cratchit hilinemiselt. Ja Bob jäigi hiljaks. Jah, ta jäi tõesti hiljaks. Kell lõi 9, Bobi ei olnud. 9:10, Bobi ei olnud. Ta on nüüd 18,5 minutit hiljaks jäänud, muigas Scrooge laua taga istudes. Uks lahti, et ta näeks kirjutaja saabumist. Järsku löödi välisuks lahti ning hetke pärast oli Bob Cratchitil müts peast ja sall kaelast läinud ning ta istus oma puldi taha sulepea käes. Tere, oli see Scrooge, püüdes kasutada oma varasemat kalki häält. Mis sul õige arus on, kui sa sellisel kellaajal sisse astud? Ma väga vabandan, söör, vastas Bob sulepea krabina saatel. Ma tean, et jäin hiljaks. Ja, minu meelest ka. Tule otse kohe minu kontoriruumi. See on esimene kord, palus Bob Scrooge'i kabinetti uksele astudes. Seda ei juhtu enam, söör, ma luban. See juhtus nii ainult eilsete pühade pärast, söör. Ma ei kavatse sellist asja enam kannatada, olises Scrooge. Astus puldi tagant maha, joonlaud käes ja jäi Cratchiti vastu seisma. Ja seepärast, lisas ta joonlauaga nooremale mehele rinda torgates ja teda kontorist taganema sundides, kavatsen ma su palka tõsta. Bob hakkas värisema ja astus paar arglikku sammu joonlaua poole. Hetkeks torkas talle pähe mõte joonlauast kinni haarata, Scrooge sellega pikali lüüa ja vanameest politsei saabumiseni kinni hoida. Oli ju selge, et Scrooge on aru kaotanud. Rõõmsaid jõule, Bob, ütles Scrooge. Ja ta hääl oli nii siiras, et Bob ei kahelnud enam, et vanaherra mõtles öeldud tõsiselt. Bob naeratas, kuid ei saanud ikka veel sõnagi suust. Scrooge patsutas kirjutajat seljale ja kordas oma jõulusoove. Rõõmsaid jõule sulle, mu tubli mees. Rõõmsamaid, kui ma olen sulle kunagi nende paljude aastate jooksul pakkunud, ütles Scrooge naeratades. Ma ei tõsta ainult su palka, vaid püüan aidata ka sinu raskustes peret. Bob seisis endiselt jahmatusest tardunult paigal ning suutis ainult noogutada ja naeratada. Jah, Bob, jätkas Scrooge, me arutame kõike kohe täna pärastlõunal klaasikese kuuma portveini juures. Arutame õpipoisi kohta Petrile ja vaatame, mida arstid saaksid Tillu Timmi aitamiseks teha. Kui vaja, otsime terve maailma läbi, kuid me leiame kellegi, kes suudab seda väikest inglit aidata. Jah, sir, hüüatas Bob nuuksudes, ma tänan teid väga. Jah, Bob, lisas Scrooge. Teeme rohkem tuld, et siin soojem oleks. Rutta kohe välja ja osta korv sütt oma kontoriruumi jaoks ja peale selle veel hulga sütt. Ja tee seda enne, kui oma sulepeaga veel ühe i kirjutad, Bob Cratchit. Uus Ebenezer Scrooge. Scrooge pidas sõna. Ta tegi kõik, mis oli lubanud ja rohkemgi. Palju rohkem. Tillu Timmile, kes ei surnud ja käis jälle isegi ilma karkudeta, sai Scrooge'ist nagu teine isa. Temast sai nii hea sõber, ülemus ja linnakodanik, kui see vana linn või ükski teine linn maailmas oli kunagi näinud. Mõned inimesed naersid seda muutumist nähes, kuid Scrooge laskis neil naerda, teades, et selles maailmas ei juhtu midagi head, kui mõned inimesed selle üle algul ei naera. Scrooge'i jaoks oli tähtsam see, et tema enda süda naeris. Naeris rõõmust teistele anda ja teisi aidata. Rohkem Ebenezer Scrooge vaimudega ei kohtunud, kuid ta jätkas head elu. Varsti hakkasid inimesed rääkima, et Scrooge mõistab jõuluvaimu tõelist tähendust,
võib-olla paremini kui keegi teine. Ja ta elas selle vaimuga mitte ainult jõulude ajal, vaid kogu aasta. Ebenezer Scrooge'i sõnad kogu tema ülejäänud pika ja õnneliku elu jooksul olid Tillu Timmi sõnad. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!